Tervist! Olen Merike, numeroloogia psühholoog ja tahtsin teile täna rääkida sellest, mis asi on numeroloogia psühholoogia. Selle alguspõhjuseks on siis selline teadlane nagu Pifagor. Ta on, ma ei tea, kas ma nüüd ütlen õigesti, aga antiika ja matemaatik, kes on siis teinud aluse nendele graafikutele, mida siis kasutatakse numeroloogias. Kes teab sellest paremini, võib siis kommentaaridesse kirjutada, kes oli Pifagor. Ajalugu on selline nõrk koht. Aga numeroloogia abil me saame rohkem teada inimesest, kes ta on. Igal numbril on oma energia. Ja miks siis numeroloogia psühholoog? Sellepärast, et iga number räägib oma lugu või sisaldab oma lugu. Ja ma saan selle abil lahti mõtestada, kes sa oled selline, millised on sinu tugevused ja millised ametid sulle sobivad ja nii edasi ja nii edasi. Pakun ka nõuandeid, kuidas miinused plussiks keerata. Sealt tuleb väga palju su häid ja ütleme mitte nii häid omadusi. Ja selle abil on väga palju võimalik iseendas korrektuure teha. Olen ise seda juba väga pikalt teinud ja olen aidanud väga paljust oma lähedasi sellega. Ja numeroloogia on tegelikult, ma arvan, et suht paljudel juba tuttav, nii nagu näiteks astroloogia, tarotkaardid ja palju selle sarnaseid asju, mida siis turul on saadaval. Kuid numeroloogia ja numeroloogia psühholoogia on selline, mis kõige rohkem puudutab konkreetselt sind. Ja sa saad täpselt ligipääsu sellele valupunktile. Et paljudel meil on selle probleem ja mure, et miks minuga korduvalt need ja ühed samad asjad juhtuvad. Et numeroloogia abil pääsen ma ligi sellistele andmetele, et kes sa oled olnud eelmistes eludes ja millised karmaülesanded sa oled saanud eelmistest eludest. Aga enne kui ma edasi veel räägin, siis mul on väga suur soov, et sa paneksid pöidlanuppu sellele videole ja jälgiksid kanalit, telliksid kanalit. Ja kui see sind kõnetab, siis sa võid ka seda oma sõpradega jagada. Ja siin kanalil hakkab toimuma hästi palju huvitavaid, mis ma tahan ütelda, sündmuseid, asju, analüüsi. Ma võtan üksipulki lahti kõik inimesed, ehk siis mitte inimesed nüüd, aga siis ütleme sünnipäevade järgi. Ja hakkan rohkem siis rääkima, kes me oleme sellised. Mind on juba aastaid huvitanud, kes ma olen. Seepärast ma selle koha juures nüüd olen siin, kus ma olen. Ja olen sulle väga tänulik, kui sa seda teed. Aga siis edasi selles sünnikaardis numeroloogia psühholoogia abil me saame teada siis oma karmaülesandeid. See, mida me oleme siis nii nimetatud vabatahtlikult vastu võtnud, kui me oleme siia perre ilma sündinud. Ja see tegelikult on hästi huvitav lugu. Et enne kui me tuleme siia ilma, siis me teeme juba justkui kokkuleppe siis hinge tasandil oma vanematega, et me töötleme läbi nende mingid teatud karmaülesanded. Samas on meil iseenda eelmiste elude kaudu saadud karmaülesanded, mida me peame läbi töötama. Ehk siis sünnikaardist tuleb see kõik välja ja sealt tulevad ka sellised asjad välja, et kui sind on kimbutanud mõte, et miks minuga, siis sealt sa saad teada, miks sinuga. Ja sealt tulevad välja ka sellised hästi huvitavad koodid. Nii nagu ma olen paljudele klientidele öelnud, et ole õnnelik, kui sul neid koodi ei ole, aga nende koodide kaudu saad sa ka teada, et mida sa oled siis teinud sellist üldjuhul paha kahjuks. Et jah, seal tulevad sellised asjad välja, et kui sa oled teinud enesetapu eelmistes eludes või sa oled kellegi ära tapnud, siis sa saad väga hästi teada selle kaudu, et miks sinul siin elus mingisugused teatud asjad lähevad just nii. See on väga huvitav, on see raha kolmnurk. Ehk siis kogu see sünnikaart, mida mina siis teen ja analüüsin, on siis selline, et ta on 5 nurga sarnane. Ja
ehk siis täht. Väga paljud siis kasutavad seda eesti keeles nagu sünnikaart. Sealt tuleb väga palju informatsiooni läbi sinu sünnipäeva, sinu sünnikuu, sinu sünniaasta. Ja sealt analüüsin siis, kes sa üldse oled. Siis sealt vaatan sind kuni 18-aastaseni, seal sa tunned ennast ära siis oma lapsepõlve, seal on siis ema suguvõsa ja isa suguvõsa mõjutused. Et tihtipeale, kui te olete aru saanud, siis meil nagu mingid teatud sündmused korduvad. Ja need korduvad 9-aastaste tsüklitega. Ja kui sa nüüd nagu mõtled selle peale näiteks kogu aasta, mis sul praegu on, et 9 aastat tagasi, et just kui sa oled enne sellises olukorras olnud, aga lihtsalt koht ja inimesed on erinevad, siis nii see ongi. Et mingi imenipi juhul öeldakse, et kui sa 18, siis sa oled täiskasvanud. Ehk siis see ongi nii huvitav, et 18 sisse sobib, mahub 2 korda 9. Ehk siis üks on siis isa suguvõsa mõjutused ja teine on ema suguvõsa mõjutused. Ja seal sa täpselt näed ära nagu selle oma iseloomu. Siis sealt isiksuse kolmnurgast ma räägin siis sinust, kui sa oled seal 18–25. Siis sealt lähen edasi vaimsuse kolmnurka, kus siis tuleb hästi palju neid eelmiste elude kogemusi ja sinu ülesanded siin elus. Siis sealt liigun edasi raha kolmnurka ja raha kolmnurgas näeb väga hästi, millised ametid sobivad siis sinule. Üksipulki räägin siis kõik asjad lahti seal selle asja juures. Siis sealt lähen suhte kolmnurka. Ja see on nagu selline väga huvitav, tuleb isegi naeratus näole, sellepärast, et see on nii huvitav. Sellepärast, et kui me alati süüdistame, no üldjuhul me süüdistame ju oma paarilist, eks ju, siis sealt tuleb päriselt välja, kes sa oled. Et vägisi tahan öelda, kui sa oled neid, siis sa oled neid. Et aga okei, oleme, kes me oleme selles suhtes, et ei ole häid ja halbu inimesi, et meil kõigil on eksimusi ja kõik teeme igasuguseid imeasju, mille pärast me pärast häbeneme ja mõtleme, et oli siis seda vaja. Ju siis oli vaja, aga sellest sünnikaardist, kui ma seda kõike neid kolmnurkasid seal üksipultises sünnikaardis lahti räägin, siis sealt tulevad ka välja need, et mida sa tegema peaksid, et parandada ennast ja tähele panna oma selliseid musteid, mis korduvad. Ja see täht, ehk siis sünnikaart, see sisaldab ka sellist kolmnurka nagu tervis. See on ka hästi huvitav. Sealt tuleb ka natukene välja siis ka eelmiste elude juhtumisi. Ja sealt saad siis väga hea ülevaate selle kohta, millised tervised võivad sind kimbutada. Et selline lugu. Ja loomulikult siis selline kirstutorti peal on elude number, ehk siis see, et mille jaoks sa üldse siin oled. Ehk siis see nagu suur selline kokkuvõte, et kes sa oled, mida sa tegema pead ja kuidas seda tegema pead. Aga selleks, et see aktiveeruks, on vaja need eelmised kolmnurkad kõik nagu jonksu saada, korda saada. Vaat, kui sind see lugu kõnetas, kui tekkis küsimusi ja tahaks veel ja veel sellest rohkem teada saada, siis kirjuta siia kommentaaridesse või kirjuta sellisele meilile nagu numbritekeel@gmail.com ja tule jälgi meid. TikTokis on olemas selline kanal, Instagramis on olemas kanal, numbrite keele nime alt leiad sa selle ja kindlasti telli see kanal selleks, et näha järgmisi huvitavaid videoid. Mul on hästi palju põnevat materjali, mida hakkan teiega jagama. Ja peatse kohtumiseni. Tšauki!